Joo rahvas, see on Ralf ja kuna see oli mu viimane aasta alaealisena, siis ma mõtlesin, et võiks teha siukse tänuvideo või appreciation video 2019 aastale. Loomulikult oli head ja halba selles, aga ma laon ette teile enda top 3, top 5, mis iganes sellest aastast, mis olid siis muusikast kuni üritusteni välja. Kurat, tegelikult see ei ole väga pikk maa. No ütleme siis nii, et sarjadest kuni albumintani välja. Aga ega muud ei olegi, siis alustame. Kell on praegu 11:30 õhtul. Ma pidin päris kaua otsima tegelikult nagu kõik läbi tuhlama, et ma leiaksin täpselt need asjad, mis on minu lemmikud ja mis olid sellel aastal välja tulnud ja nii, sest et noh, ütleme nii, et 2019 aasta oli päris haige sotsiaalmeedia aasta või nii. Ja loomulikult on ka palju selliseid asju, mis jäävad mainimata, sest et mul jäid kas nad kuskil vahele või ma unustasin ära või mis iganes. Enne kui ma hakkan lugema, siis smashige seda like buttonit, aasta on lõppemas, naudime jõulupühasid, häid pühi sulle ja teeme niimoodi, et kui ma hakkan loetlema neid asju, siis ma ütlen ka, mis teema see on ja sina paned alla ka, mis on sinu lemmik olnud selles valdkonnas siis. Alustame siis filmidega. Minu lemmikuteks filmideks siis see aasta olid Spider-Man Far From Home, mis oli siis esikohal. Loogiline ka, selles mõttes ma olen nii suur Spider-Mani fänn ja ma nii ootasin seda osa just, kus Mysterio on, vaata. Ma olen väga õnnelik, et nad selle filmi tegid ja see tuli ülihea. Teisel kohal on Joker. Ma ei tea, kui paljud teist näinud on seda, see oli väga haige film ja ütleme nii, et ma nautisin seda natuke liiga palju, ma tahaks seda teist korda juba näha. Ma olen väga suur Jokeri fänn, seega see teine koht on täiesti põhjendatud. Kolmas koht, Endgame. Paljud unustavad üldse ära, et see aasta tuli. See oli väga haige film, ma mäletan, kui ma läksin seda vaatama. Ma reaalselt nutsin, ma ütlen ausalt, ma nutsin seal kinosaalis, sest et Captain America on mu lemmik ja Iron Mani surm oli kurb, aga siis see, et Captain America ka veel jäi seal vanaks, oli nagu damn, see oli spoiler praegu ka neile, kes pole näinud seda. Anyway, need olid minu top 3, kommenteerige ka, mis on teie lemmikud filmid olnud see aasta. No nii, lähme järgmise teemani. Albumid. See aasta tuli väga palju albumeid välja, eriti minu arust räpi valdkonnas nagu väga palju albumeid. Ja ma valetaksin, kui ma ütleksin, et ma olen kõik läbi kuulanud, aga ma olen päris paljusid kuulanud. Need albumid, mis ma ütlen, 2 nendest ei ole isegi hip-hop. Ma ütlen niimoodi, et väga paljud albumid olid hea muusikaga, väga palju hitlugusid oli ja nii, aga lihtsalt ei olnud nagu minu stiil, nagu mulle ei meeldinud see. Igatahes minu top 3 albumid. Esimesel kohal Voice Memos Quadecalt. Ütleme nii, et päris paljud mõtleksid, et nagu what? Nagu mida sa mähid, sest et Quadeca on lihtsalt mingi YouTube räppar ja mingi cringe fest ja värki-särki. Minu arust Voice Memos oli üks selliseid albumeid, mis, no te teate, et mulle meeldib väga Logic ja The Incredible True Story. Üleüldiselt, miks mulle Logicu muusika väga meeldib, eriti see varasem muusika, kui ta mixtape tegi nii, oli see, et nagu kuigi ma ei suuda connectida nendel teemadel, kus ta räägib mingi sellest, et tänavatel elas ja värki-särki, siis ta rääkis nagu sükestest asjadest, nagu noored räägivad, nagu noorte probleemid on ja siis sa nagu connectid. Noh, see on lahe, kui räägitakse, et mingi mul on mingi rolli randmel ja värki-särki, aga nagu mul ei ole seega ma ei connecti ja sellepärast on Voice Memos sükene album, mis mulle väga meeldis ja ma väga ühendusin sellega. Seal oli natuke sükest egoistlikku trap shit'i, samas seal oli väga palju ilusat laulmist ja sükest väga sügavat räppi, aga samas ka oli sükest hype, kiiret flow'd, värki-särki. Voice Memos oli kõige esimesel kohal minu albumite valikutest. Teisel kohal Supermarket, mis oli siis, noh, ma ei tea, paljud ütlevad, et see ei ole album, sest et see oli soundtrack. Logic tegi raamatu, siin tegelikult nimega Supermarket ja tegi sellele soundtracki ja mulle tohutult meeldis see. Ma lugesin seda raamatut, ma niimoodi nautisin seda, ma kuulasin seda, ma mäletan, ma kuulasin keemiatunnis seda. Ma olin nii hyped hommikul, et see tuleb välja. Või see tuli juba välja ja siis ma olin nii hyped. Keemiatunnis hakkasin kuulama. Kallis tüdruksõber Ketle oli ka mingi, et no oled õnnelik ja ma olin mingi, et ja. Ja siis mingi 3. looni jõuab Time Machine'ini ja siuke lugu nagu Time Machine. Ja siis ma olin lihtsalt mingi morn seal. Ja siis ta oli mingi, et miks sa, noh, et mingi kas sa oled pettunud või midagi. Ja siis ma olin mingi, et ei, see on lihtsalt nii deep. Supermarket on teisel kohal, see oli minu arust väga ilus, väga paljud heidivad seda. Minu arust see oli väga ilus ja lahe süke. Mulle meeldib hullult indie rocka. Ja 3. koht on 2020 by Joe, ma ei tea, Joe, noh.
Joe Keery, see Stranger Thingsi näitleja. 2020 on no nii hea muusika, kui ma ei tea. Ma teadsin, et see 2020 tuleb, ma teadsin, ma tahan kuulata seda, ma ei olnud kunagi varem ta muusika kuulanud. Ja siis, kui see tuli ja ma kuulasin, ma olin nagu, what? See oli ilgelt hea stuff nagu. Kui ma ei oleks kuulanud seda albumit, siis ma ei usu, et ma oleksin nii suur indie rocki fänn. Ja 2020 oli haige, ma soovitan nii väga minna kuulata. No nii, järgmine teema. Eesti muusika. Kommenteerige teiega, mis lood teil on seal top 3, top 5 või siis top 1, mis vahet seal on. Väga palju stuffi tuli eestlastele ja ma ütlen niimoodi, et ma olen väga palju kuulanud neist, aga samas on nagu sükest stuffi ka, kuhu ma ei ole nagu täielikult süvenenud. Ma panin top 3 sellised lood, mida ma leidsin, et ma jammin kõige tihedamini. Esimesel kohal on Reketi Ma kuulsin seda läbi Viinamarja Väädi. No ma ei tea, kui see droppis, siis ma mõtlesin, what the fuck, mis nimi on ja siis kui ma kuulasin seda, ma olin nagu what? Kui see beat droppib ja siis ta hakkab seal laulma. No ütleme, et nii, et see on haige. Ja eriti kui sa mingi autoga sõidad värki-särki ja siis see tuleb, siis on nagu okay. Jah, see on esimene kohal. Teisel kohal ma pidin tooma Nublu mängu Füroxana. Ma ütlen niimoodi, et Tujud mitte tunded on mu lemmik Nublu lugu, aga kui see Füroxana tuli, ma mõtlesin, what? Ja see oli esimene lugu, mis mulle nagu kohe meeldis. Mul on Nublu lugudega niimoodi olnud, et nad alguses ei pruugi mulle meeldida, aga siis nad jäävad kummitama, siis nad hakkavad hullult meeldida. Füroxana oli esimene lugu, mis mulle kohe meeldis, see oli hullult hea ja täiega lahe, et 3 keelt on niimoodi kokku toodud. Ja 3. kohal on siis sükse SoundCloudis aktiivse räppariga nagu Zurak looga Püksid. Miks on tibureede õhtu klubis üksi? Mis ma avastasin täiesti juhuslikult. Ma olen seda nii palju jamminud, see on nii hea lugu minu arust. Ma soovitan teil kõigil kuulata. Zurak teeb suht lähedast stuffi ja see Püksid on lihtsalt, ma ei tea, see on lihtsalt nagu hea vibe'iga ja ma olen seda päris palju jamminud. Järgmine teema on siis Vällamaa muusika. Palun matke mind kullas unine, palun ole ettevaat. See on rohkem kui top 3, see on rohkem kui top 5. Ma ei suutnud nii väikseks tõmmata seda listi, ma pidin rohkem tooma. Kommenteerige teie ka, mis olid teie lemmikud välismaa laulud, mis see aasta välja tuli. Minu esimesel kohal olev lugu on, ma rääkisin 2020-st, see ongi Joe Keery, Joo, Chatteau. Ma reaalselt ei tea, Feel Good on sulgudes, Cheto peaks olema. Ma ei tea, igatahes see on nagu täiesti haige. See on nii ilus lugu, hitib täiega südamesse. Teisel kohal on siis Kodeka lugu nimega Eyes. Kui ma kuulasin Voice Memos, siis Eyes oli üks lugudest, mida ma väga tihti skipisin, aga siis kui ma hakkasin nagu seda rohkem kuulama, siis see on nii hea lugu ja see on nii hästi tehtud lihtsalt ja ma soovitan tõesti minna kuulata seda. See on nii hea. 3. kohal on siis üllatus, G-Eazy Spectacular Now. Ma olen seda promanud ka enda Instagrami stories, see on täiesti haige lugu, nagu ma üldiselt kuulan G-Eazy't, sest et tal on siuke hype shit nagu mingi universumist väljas, ma ei saa lihtsalt aru. See on nii hea lugu. 4. kohal väga teistsugune lugu nimega Let's Call It Off, mille tegi siis Drake, Peter, Bjorn ja John, ma ei tea, mis, kui ma kuulasin seda lugu, ma ei tea, kuidas ma üldse kuulasin seda. Kui ma kuulsin seda, ma olin nagu, what the fuck, kui hea lugu. Siis ma lisasin selle listi, ma hakkasin seda ülitihti kuulama ja ma leidsin ennast nii tihti sõitmas rattaga ülihilja õhtul koju, ma lihtsalt jammisin. Mul ei olnud mingi kõrvaklapp ega midagi, ma lihtsalt jammisin niimoodi, et panin telefoni ja sõitsin käed lahti ja kuulan lihtsalt, see oli nii hea lugu, mis on 5., 6. koht, ma ei tea. Ma panin 2 lugu korraga, DeLorean ja Time Machine, mis on siis mõlemad Supermarketilt. Täiesti haige Logical lood, väga ilus laulmine, mõlemad on suht, no üks on siuke rohkem vibe'i, DeLorean on rohkem vibe'i ja Time Machine on siuke väga kurb ja ilus lugu. Väga meeldis J. Cole'i Middle Child. Rotud 3 oli päris haige, aga ma ei ole läinud eriti sinna tagasi. Ma isegi tea, miks ma ei ole väga palju tagasi läinud. Middle Child oli nagu, ma olen seda ikka väga palju kuulanud. Aasta alguses droppinud Confessions of a Dangerous Mindi single Confessions of a Dangerous Mind, mis on siis albumi tiitli nimega. Ja OCD, mis nüüd aasta lõpus tuli. Mõlemad on nii nagu tiibid ja ilusad lood ja need tohutult mulle meeldivad ja Down to Earth, kes oli siis OCD, see Hugi laulja, uskumatu töö. Ja siis viimasel kohal
aga see ei tähenda, et see oleks kõige halvem, vaid see lihtsalt, ma tahtsin selle tuua siia, sest et see on nii hea lugu. On siis Chance the Rapperi albumilt lugu nimega Do You Remember. See feature, kes tal on seal ja kes laulab Damn, nagu see on, no see on lihtsalt ilus lugu, mulle nii meeldib see. Mulle suht meeldib Chance'i muusika. Järgmine teema. Sarjad. See on vist esimene aasta, kus ma olen nii palju sarju vaadanud. Reaalselt ma olen Brooklyn Nine-Nine'i 3 freaking korda algusest lõpuni läbi vaadanud. Võib-olla ma hakkasin juba eelmine aasta Brooklyn Nine-Nine'i vaatama, ma ei tea. Damn, ma ei ole kunagi vaadanud nii palju sarja. Ma ei tea, mis muga toimub. Titans oli ka, ma ei mäleta millal Titansi teine hooaeg oli päris hea. Aga mul on esimesel kohal Brooklyn Nine-Nine'i season 5. Ma tahtsin seda ka tegelikult öelda, et ma unustasin, ma ei ole vaadanud Rick and Morty't. Rick and Morty'l tuli uus season, 4. hooaeg tuli välja. Ja ma ei ole vaadanud Witcherit lõpuni, ma olen Witcheri ainult osa vaadanud. Mis tähendab seda, et võib-olla need oleksid ka mul siin listis, sest ma arvastan Rick and Morty't ja Witcher tundub väga lahe. Siis Stranger Things'i 3. hooaeg. Mulle tohutult meeldib Stranger Things minu arust. Neil on nii lahe see cast seal. See on nagu nii lahe story, ma ei tea. Mul lemmik tegelane on Dustin. Ja siis 3. kohal on Netflixis üks uus sari nimega Sex Education. See oli hullult lahe ja naljakas, nagu see oli just naljakas pigem, ja ma täiega ootan teist seasonit. Järgmine teema. Parimad YouTube'i videod 2019. Ma ei tea, mis see tõmblemine oli, ma olen mingi unelaksu all, ma magasin kell 7-2 tundi. See aasta on väga palju haigeid videoid tulnud. Ma nii nautisin, kuidas aasta alguses KSI laadis kogu aeg iga päev videoid. Pean esimese koha andma Nico Milanale, kes tegi selle legendaarse video, kus ta läks siis KSI versus Logan Paul 2 courtside'i. Tema videod on sellised, mida ma naudin nagu väga. Nii palju aega läheb nendesse ja need on lihtsalt nagu haiged videod. Ja see, ma ütlen ausalt, see oli minu arvates kogu YouTube'i maastiku top 1 video sellel aastal. Teisel kohal on Tyler Oliveira. Ma tõin 2 videot, siis üks on see, kus ta oli 24 tundi Skyrimis VR-is. Lahedalt tehtud, siuke suhteliselt chill. Ma ei ole vaadanud seda päris pikka aega, aga ma mäletasin seda ja siis ma tahtsin selle tuua. Ja teine video on see, kus ta treenis nagu One Punch Man, ma ei tea, 30 päeva, 60 või 90, ma ei tea. Igatahes nagu esiteks see andis hullut motivatsiooni ja teiseks lihtsalt tore vaadata nagu. 3. kohal KSI KFC Mukbang. Ma reaalselt esimene kord ei viitsinud seda lõpuni vaadata, aga nüüd ma olen mingi 4 korda selle läbi vaadanud. See on lihtsalt huvitav nagu, ma ei tea, mis teema nende mukbangide ja ASMR videotega on, need on mingi haiged videod, aga need on lihtsalt entertaining vaadata. Nad räägivad toredatest teemadest seal ja see on, 3. kohal. Järgmine teema, parimad YouTuberid. Minu arvates esimesel kohal oli KSI. Kui ta oleks kogu aasta niimoodi bänginud videoid nagu mingi esimesed 3 kuud või ma ei tea, see oleks ebareaalne olnud reaalselt. Teisel kohal Nico Milano, sest et legendaarsed videod. 3. kohal Kodeka. Ütleme nii, et ta oleks võinud natuke rohkem teha videoid, aga kõik videod, mis ta tegi, ma suhteliselt nautisin nagu väga. Tal on nii lahe vibe ja nagu hästi leidlik on oma videotega. Pean ka mainima, et Matt Stoney ja Laid Back on need 2 tüüpi, keda ma olen väga palju vaadanud. Matt Stoney lihtsalt need toiduvideod. Ma ei tea, mis teema mul on, ma armastan lihtsalt süüa. Ma armastan süüa, ma armastan toitu. Nüüd me lähme siis kõige tähtsamale teemale. Parimad Eesti YouTuberid. Pean olema aus, ma ei ole väga palju vaadanud viimasel ajal Eesti YouTube'is ringi. Nii palju, kui ma Instagramis Eesti YouTuberid follow on ja näen, et nad laevad uue video, nii palju ma olen tšekkinud üle nende videod. Ma olen leidnud väga lahedaid inimesi, kes teevad Eestis YouTube'i videoid. Paljudega ma olen neist läbi ka saanud, näiteks S-Master, S-Magic C, Tomatimees, see on see gaming side, on ju. Ja Karl Gustav Kurn ka tegelikult on ülikõva tüüp. Tegelikult ongi esimesel kohal reaalselt, sest et see tuleb järgnevas teemas välja, miks. Aga Karl Gustav Kurn oli minu arust selline Eesti YouTuber, kes see aasta tegi lahedaid videoid lihtsalt. Ta oli leidlik, ta tegi sükest stuffi, mis oli nagu suhteliselt originaalne. Ja nüüd ta tegi oma sarja ka veel nagu what the fuck. Ma räägin, ta väärib seda esimest kohta. Teisel kohal Ted Omsikene. Ted Omsikesega on see, et nagu see on uskumatu, kuidas ta on kasvanud lihtsalt. Ja ta on nii palju motiveerinud tegelikult lihtsalt tegema YouTube'i videoid, sest et see, mis ta räägibki, ta ütlebki, et nagu mis vahet seal on, mis teised arvavad, tee seda, mida sina tahad. Aga samas ta on nagu hullult naljakas, ta lihtsalt läheb vahepeal nii tauni teksti ja
sobib nii hästi kokku, sellepärast ongi ta kohe teisel kohal ka. Ja 3. kohale ma pidin oma papsi panema Heinzu Kusta. Nii palju, kui ma tema videoid see aasta olen vaadanud, lihtsalt kvaliteet on tõusnud, propsna. Vlogge ma ei ole eriti vaadanud, mul lihtsalt ei ole nii palju aega nagu, ma ei tea, kuidas ma leian aega, et vaadata õhtul enne magama minekut mingi 2 episoodi Limitlessi, aga ma ei jõua vaadata lihtsalt YouTuberite videoid. Nii, ja nüüd tuleb parimad Eesti videod. Ja esimesel kohal ongi jälle Karl Gustav Kurn, sest et ta tegi sellise video, kus tema lasi endale teha tatoveeringu ja lasi oma vanaema reageerida selle peale. Video idee on lihtsalt geniaalne. Shoutout Marilinile. Ma tean teda, Eesti on nii väike. See on lihtsalt lahe idee, pluss see tatoveering oli ülikõva. Teisel kohal on Evert Boom ja tema Instagrami video. Evert Boom võiks tihedamini videoid laadida, aga siis nad vist ei oleks nii erilised, kui nad on. Ma olen nii õnnelik, et meil on siukene inimene Eestis, kes see on lihtsalt lahe ja see on naljakas ja see on tore. Ja 3. koha saab, vaata, te teate sükest asja nagu mis muss on. See, kus nad teevad intervjuusid. Mulle meeldib Reketi osa täiega, kuna mulle meeldib väga Reketi muusika ja kuna ta on väga inspireeriv inimene, siis oli väga tore kuulata, mis juttu nad räägivad ja mis on tema perspektiiv Eesti muusikale ja värki-särki. Järgmine teema on lemmikud sotsiaalmeedias, ehk siis lemmikud inimesed, kasutajad, mis iganes sotsiaalmeedias. Ja ma võtan nüüd just Eesti ette. Kommenteerige ka, kes teie lemmikud on sotsiaalmeedias, on ju. Mina panin esimesele kohale siukse Instagrami kasutaja nagu Esco Bros. Sest et Esco Brothers, see on nad on ulmevennad lihtsalt nagu, nad teevad nii lahedat stuffi, nende filmid, lühifilmid, kõik värk-särke on täiega lahe ja nad on sotsiaalmeedias lihtsalt lahedad, nad on nii nagu kunstilised ja nad nagu inspireerivad tegelikult oma loovusega. Teisel kohal on Johannes Lilover, sest et Johannes Lilover on üks, kes on inspireerinud mind, et tegelikult nagu raamatut lugeda värki-särki ja inimestega suhelda ja olla vähem siin, keskenduda rohkem päris elule. Ja 3. kohal on Metsakutsu. Tema stuff on nagu ülikõva ja see on uskumatu lihtsalt selle tüübi Shoe Collection on minu lemmikud podcastid see aasta. Esimesel kohal, ma ei tea, kas ta muutis selle nime ära, aga Zane Foy The Way We Think podcast. See on Podbeanis ja YouTube'is üleval. Ma olen alati Zane Foy toetanud ja kui ta tegi selle ja ma hakkasin kuulama, siis nagu see oli väga inspireeriv ja nagu tark jutt tegelikult. Ja sellepärast see on ka esimesel kohal. Teisel kohal on True Jordi podcast, mida ma ei ole tegelikult nii palju kuulanud, aga iga kord, kui ma olen kuulanud, siis teemad on huvitavad, jutt on huvitav ja sujuv ja küsimused on head, ehk siis ta nagu keskendub ka reaalselt sellest. Ja sellepärast mulle meeldib see podcast väga. Järgmine teema on lemmikud uued mängud, mis see aasta tulid. Obviously esimesel kohal on Call of Duty Modern Warfare. See mäng on ülinais. Ma naudin seda, kuidas Call of Duty keskkond on nagu elavnenud rohkem. Inimesed teevad rohkem videoid sellest, inimesed streamivad seda, inimesed lihtsalt mängivad seda rohkem. Ja see on ülikõva minu arust. Ja teisel kohal on Apex Legends. Ma panin nii haige rage quit'i selle mängu peale, et ma lihtsalt kustutasin selle mängu ära. Aga siis, kui see välja tuli, ma pelasin seda päris palju tegelikult isegi. Ja sõpradega sai pulli, võitsime päris palju. Ja ma tegin isegi video enda Game Channelile sellest. See oli lahe mäng, ma nagu olen täiega õnnelik, et nad tegid siukse mängu. Ja viimane valdkond siis on 2019 üritused. Obviously esimesel kohal on fenomenaalne naksitrallide kokkutulek. Kõige rohkem ootasin ma 9. novembrit, kui toimus KSI versus Logan Paul 2. Mulle meeldis see, kui nad Inglismaal olid rohkem, sest et siis ma ei pidanud ärkama hommikul vaheajal muideks. Ei, nädalavahetusel kell 6 ülesse. No okei, jah, ma tegelikult ärkasin kell 6 ülesse, vaatasin see käinud. Või no vähemalt nende fighti olnud, ärkasin 7 ülesse ja siis tulin ruttu vaatama ja siin mingi külmetasin, sest hommikul on külm ja lihtsalt vaatasin ja elasin kaasana. See oli vägagi oodatud üritus. Teisel kohal on Logical Confessions of a Dangerous Mindi tuur. Obviously ma ise käinud seal, mul nagu ma ennist mainisin, I am broke. Loodetavasti ta tuleb No Pressure'iga Euroopasse, siis ma for sure lähen. Mänd saab 18.
wow. Mulle meeldis lihtsalt see tuur nii väga sellepärast, et nad olid sotsiaalmeedias nii aktiivsed. Üks asi, mida Logic teeb, mida ma olen ka proovinud rohkem järgida, on see, sotsiaalmeedia on üks asi, mis tõmbab täiega sind alla nii-öelda nagu emotsionaalselt ja see hakkab sul mentaalselt sind mängima. Sellepärast oli mul nagu tore näha, kui nad olid aktiivsed jälle, nad tegid Bobby's Worldi episoode, nad olid Instagramis aktiivsed, värki-särki, Twitteris ja nii. Et see oli minu arust väga lahe. 3. kohal on Fashizzle Virgu Folk, mis oli siis Iiri aasta, kus ma käisin with my lovely GF. Käisime Ketliga seal, see oli täiega lahe, selles mõttes suvine periood. Viimane päev läks veidikene lappe vihmase ilma pärast, aga noh, viimasel päeval ei toimu ka eriti seal midagi. Minu arust Viru Folk on nii lahe üritus ja ma soovitan kõigile minna. Ja no ma pean mainima ka Tesla Cybertrucki esitlust või seda. See oli fenomenaalne, no siuke kilukarp, aga tahaks küll tegelikult, see näeb veits nagu Batmobiil välja. No nii, aga see oli kõik, mille üle ma olen väga tänulik see aasta olnud. Obviously on palju rohkem asju tegelikult, aga see oli sotsiaalmeedias nii-öelda. Ja ma arvatavasti jätsin paljusid asju vahele, ma arvatavasti jätsin paljusid valdkondi vahele. Need olid asjad, mis mul tulid pähe, ma olen selle listiga tegelenud mingi tund aegana. Järgmine video, kui me näeme, siis ma olen juba 18, seega I'm not a kid anymore. No, I'm not kid. Okei, ma trollan. Ma loodan, et te nautisite seda videot. Kommenteerige alla, mida te arvate, ma hoolin teie arvamusest. Jah, ma ei jõua ära oodata tegelikult 2020 aastat. 2019 on olnud haige aasta, väga palju halbu, väga palju head. Selles mõttes ma olen väga palju õppinud, mitte ainult koolis, vaid ka nagu inimesena arenenud. Nautige jõule, loodame, et lumi tuleb maha ja smashige seda like buttonit. Jälgige mind Instagramis, Soundcloudis, Twitteris, mis iganes. Lingid on all descriptionis. Ja kui te tahate, võite mulle Instagramis ka näiteks kirjutada. Ma vastan kõigile. Olge moedad, smashige seda like buttonit ja näeme järgmises videos. Toi!